Algatuseks räägime ajast, mil sa ei olnud veel kontra, vaid lihtsalt Margus. Kas sa kooli ajal olid selline koolis mürtsutegija ja väljaspool kooli kambategija või sa istusid rohkem kodus ninaraamatus? See ninaraamat on üks hästi palju. Tega ma vist väga hää latses ole, et ma mõnegi lollusi tei, aga ma tein neid pigem vist vaikselt, mitte mürtsuga. Näiteks kambakesti kävemi suusatamise MM-i kaeman. See oli jälgi siuke asi, et kuna suusatamise MM sõits tihtipeale koolipäiva sisse, siis pidi vahepeal poole tunni pealt jalga laskma, et siis sai tuud ka päris suure mürtsuga tehtus. Aga raamatulugeja sa olid ikka varakult kõva? Ja kõneldes, et juba 3-aastaselt oli lugenu ja millega pärast ma tiia, et ma olen lugenu ka 10 raamatut üte päevaga läbi. Et võt see raamatukogust 10 raamatut ja järgmine päev jäi tagasi. Kolmes koolis käinud kokku. Algkoolis siin Urvastes, siis Kuldres ja lõpuks Antslas, kus siis oli keskkool. Urvaste algkool oli hästi pisike ja hästi armas. Meid oli seal siis 10 õpilast ja kõik mahtusiva ütte klassi ära. Tegelikult oligi nii, et kui ma oli hästi tark ja andekas, siis ma hoopis tegelikult edimese aastaga juba kõik 3 klassi ära ja järgmise 2 klassi mulle see oli enam nii huvitav. Ja ka tuu, et oli vahepeal olnud 2 aastat luuslangi löömist, kus ei ole vaja midagi oppi, siis lätski tuu harjumus käest ära, nii et ma sadasi 3. klassist lätsin 4. klassi Kuldri ja sadasi õkvalt, sa isegi ütelda 4-5 pealt, vaid mul oli 3. klassi olnud puhtalt 5 oli, või sadasi peaaegu vist 2 ja 3 peale. Aga kui sa nüüd saad kuulus vilistajana, kes kutsutakse ikka vahel külla ka, et tule räägi. Kuigi esindast ma olen köödetu näide koolidega küll. No Kuldre kooliga juba nii, et mu enda poja käeva seal koolin ja ma olen tolle kooli hoolekogun. Aga et Antsla koolin on meil, kuis teda nimetadaski, vilistlaskogu või niimoodi, et siis kõrraldami näitus kooli juubeleid. Et näitus iga 5 aasta takast on siuke spordivõistlus nagu Aksel Kersna mälestusvõistluse kerge jõustikun, kust ma siis, too mul siuke asi, kust pead osa võtma. Viimati ma sai 2 pronksmedalit. Aga kumbas koolis sa luuletama hakkasid? Antsla koolin. No siis ma hakkasin igasuguseid asju tegema, juuma ja suitsetama ja... Death metalit ka kuulasid? Death metalit ma natukese kullels ja mul on isegi Cannibal Corpse'i kassett, Poola kassett. Et ma isegi ole kirjutanud Death metal bändile sõnnu. Meil oli siuke kokkuleppeline sõna orh. Et siis ma kirjuti orh, siis seal tuli siis rögiseda. Orh on rögisemine. Ja. Aga kuidas see luuletamine sinu juurde tuli? Runnel ja Trubetski oli Vanu, keda ma põhiliselt luges ja kes mulle muljet avaldi. Ma nagu mäleta ühte hetke, kus üks kooliväli peale kehalise kasvatuse tundi seal või midagi mäski trenni, luges ühte enda tehtu luuletust ja mu meelest ma siis mõtli, et tegelikult ma võis ju esi ka luuletada. Ja see on, ma olen hästi palju kuulnud tuud, et kui keski kuuld, et kuis mina luuleta, et siis ta mõtles, ma või ka ju niimoodi luuletada. Et mul oli tegelikult umbes sama mõte olnud tuukord, et see luuletamine tuli minu manu koiki nii, et mulle meeldus tuud sõnastada nii, et mul tuli lihtsalt hetk, kus mul ei mõista midagi targembat teta ja siis kirjuti luuletuse. Kas selles Ohohis on ka mingeid sinu algusaegade, hästi algusaegade luuletusi? Siin on läbilõige 5 aastast ja ma usu, et viimaste aastate luuletusi sai sinna rohkem kui edimeste aastate. Mu kõige edimene luuletus jõudse minu 10. luulekogusse. 10. raamat on Tibutalita ja seda me siin laua peal ei ole. Kas see on nüüd see luuletus, mis rääkis kommunismi ehitamisest? Just, miks me ei jõudnud kommunismi? Aga sul on see peas kindlasti? Jaa, eks. No lase käia.
Keset metsa väike baar, baaris istub kommunaar, vasar tal on käes ja sirp, nina otsas higitilk. Kangest töötamisest vist? Ei, see on vaid puskarist. Mõni ime, et tal kuum, kanget auru täis on ruum, kanget jooki täis on klaas, mehi juba magab maas. Aparaat, mil kõver toru, toodab juurde seda soru. Masin, kuid ei suuda luua, nii palju, kui tahetakse juua. Viimaks väsinud, sest vaevast masin lendas vastu taevast. Meeste kondid võtsid kõrgust, hinget leidsid ennast põrgust. Ja nüüd loo lõpetuseks mõni sõna õpetuseks. Kui tahad kommunismi jõuda, ei tohi enne liiga palju nõuda, vaid tuleb tasapisi sinnapoole sõuda. Et ma olen määnseidki ridu nagu välja mõtelnu kuskilt lauludest sõnu maha tõmmanu, enda sõnu asemele pandnu. No see on siuke puul folkloor, et folkloori tävendamine, aga see on tõesti mu edimene siuke päris oma luuletus ja tuud ma loe ka enda luuletajadi alguses ja ma ka tähista tuud päiva, 17. november on siuke nagu kontraluule aastapäiv. Aga mis aasta? 81. Nii et jah, et õnnestasid veel Nõukogude Liitu? Noh, eks see on Nõukogude Liit on tuussaos juba no eksisteeris veel? No jah, eksisteeris juba üsna ära õnnestatu. Aga jah, ma oli vist suhteliselt värskelt näidest kommunismi asjadest teeda saanu selle, et ega ma nõuka ei kuestia, et see kõik nagu kuiki võlssi on. Millegi pärast mulle smiildu NSV Liidu hokimeeskond ja Viktor Tihonov, aga muidu oli see Lenini värk ja see oli kõik nagu normaalne, selle et raamatutest lugesi. Mulle tuud alternatiivset opustes ole, et Lenin midagi paha tegi või nii, aga pigem oli siuke üldine anarhia ihalus, mis tull arvata siis Tõnu Trubetskist. Ma saan aru, et kodus sul siis sellist vastalist juttu ei aetud ja jõuluvana ei käinud ja sinimustvalget ei peidetud ja rahvusriigi ideed ei hoitud. Sinimustvalgest lipust ma ei tea jah nõukaajal midagi, aga jõuluvana meil käve küll, aga ma... Otse kindel, et jõuluvana? Või oli näärivana? Oli jõuluvana, näärivana käve ka, aga minu ajal oli see tore ju. Firmapidu või koolipidu, seal käve näärivana, kotun käve jõuluvana ja mujas... Ei olnud huvide konflikti? See ole huvide konflikti, et on tore, et topelt. 3, 4. Mis keeles sa praegu räägid? Ma arvan, et ma kõnele võru keele Urvaste murrakut. Kas see on sinu lapsepõlve kodukeel ka? Tegelikult meil kotun es kõnelda, vähemalt mukka es kõnelda. Ma arvan, et vanempa omavahel iks kõnelsiva võru kiilt, aga üts on kimmas, et mulle tuu väga külges jää ja võib-olla tuu es jää mulle külge ka tuu pärast, et ma rohkem lugesi raamatit kui inemiste hulgan oli, nii et või olla ka tuu pärast. Et sinu lapsepõlv oli kirjakeelne? Ma või küll tuud ütelda selle, et see võru kiil jäi mulle kui must sai postimis, siis tegelikult ta jäi mulle külge. Aga kui sa peaksid kirjakeelt kõnelema, siis sa ju oskad seda ametit? No loomulikult oskan, aga mul kuidagi... Vajub see register ära, tuleb asemel ikka see võru keele Urvaste murrak. Et iks tuul võru keelel nii väga kui ka ei tahasi tuud tunnistada, tegelikult on tuu nagu külge opitu tõsekeele mekkmann, aga kui mu käest küsitas, et mis mu emakiil on, siis ma iks ütle, et mõlemba, eesti ja võru kiil. Sinu abikaasa Airi on kuskilt sealt ülalt poolt pärit. Kas tema on nüüd ära õppinud sinu murraku? Ta on tegelikult Mulgimaalt, nii et ta nii hirmus ülevalt ei olegi. Aga kui oldu rahvaloendus, kus tull lahtrisse märki, et mis tal olgi tuu eesti keele erikuju, mida valdat ja mida kõnelet, siis oli maru hädal, et kuigi vist netines sa kattetükki panda, aga tema oleks just tahtnu nii mulgi kui võru keele panda ja siis me arutime jupp paigu, et kumb siis tules panda ja mu meelest jäi siis võru keele manu. Et Airi oskab mõlemat? Ta mukka nii naljalt võru kiilt ei kõnele, et mukka kõneles eesti kiilt iks, aga küla peal oleks kuulnud, kui ta võru keele peal üle läht, nii et saa hakkama küll.
pojad, kes on sul õite naksid, Werner ja Herbert. Jah. Kuidas nemad on selles keelesupis hakkama saanud? Mis keelt nemad räägivad? No kõnelseks tuud Järvamaa eesti keelt. No, et ütlesõnaga. Kirjakeelt? Jah, et kirjakilt ja et Werner tükkis jäsiki nokma vahel muu kallal, et mille ma eesti keelt ei kõnele, aga no muuseas, et küll tal tuu ka ülel, et eks na mõistva ja aru saava hästi tast. Kool sai läbi ühel hetkel, keskkool siis aasta oli 91. 92. Ja see on väga oluline selle, et muu kool sai läbi just siis, kui tõmmati ka rublale kriips peale just tuul päeval, kui edimist kõrda jagati Eesti kroone, et siis oli muu kooli lõpupäiv. Ehk siis 20. juuni 1992. Siis tuli sul sõjaväeteenistus, mille sa veetsid piiri ääres kuskil Kordonis, Piusas. Seost on raamat ka. Ja pärast seda sõjaväeteenistust algas sul töö, aga kas sul mingisugust sellist mõtet ei olnud, et ülikooli minna? Ma käve küll ülikooli, tähendas eksamitel. See oli eesti keel ja kirjandus, aga ma see ole eriti konkurentsin küll nii väga, et sinna sisse sai. Sa vist 200 punkti 20 võimalikust või kuiki nii. Mis sul siis satuslikuks sai? Sa ei osanud Dostojevskist rääkida või mis? Mu meelest meil üks punkt oli, et pidime kuiki valla harutama Valtoni novelli. No, sa ei saanud hakkama? Ju siis see saa, et vähemalt naide meelest, et või olla, et oli mõnegi liginemisnukkol või tuu analüüsi nukkol võltsi siis ja edimene eksam oli mõnegi tiuke tehniline, kus pidi lihtsalt või oled reegleid tiidma, aga ma ju reegleid ei tiia. No, minu teeda vist minuga kuunasse sisse, vist ka sai sisse Mehis Heinsaar. On kuiki nagu välja koorunu vaikselt ja oli vist ka näitus Ivar Põllu seal pundin. No jah. Sõjaväeteenistusest näitab, kui palju elus sõltub juhusest, kui mingisugune rootslane tuli teile sinna piiripunkti urineerima. Leiti, et sina kui ainus inglise keele oskaja pead minema korra majja panema. Mis sa siis ütlesid selle rootslasele? Midagi umbes, et you are wrong või mida? Tuu olgi nii, et tegelikult seal inglise keele mõistid oli küll seal staabin, aga kuiki näilas olla julgust ennast väljendada. Aga noh, et jah, et tulemus oli sihuke, et ma peran lihtsalt kuskil nii ütelda kõrtsulaua takan kõnelsid, et sõjaväen teimi tuud ja taad ja ükskord oli isegi tõlk. Ja tuu sai jah saatuslikust. Kuldre koolis õpetasid inglise keelt siis paar kuud? Umbes 5 nädalit. Üks võteti tuu pärast sinna, et lihtsalt maru kipelt oli vaja ja kooliaasta lõkvalt läbi ja siis kooliaasta saigi läbi ja siis siis sai rahulikult päris õige toppajad. Mis sa õpetasid siis neile? Mis sa neile suutsid õpetada? Ma ei mäleta, ma isegi sõnnu ja siis ma püüdsin neile opata artiklite kasutamist A ja töö ja N. Aga ma ei tea, ma lõppkokkuvõten, et sa asi ka naist päriselt aru. Kas sinu õpilaste hulgas oli ka Andrus Värnik? Jah, mulle eks miildus ütelda, et oli ma inglise keele oppajana, mis ma oli, aga vähemalt üks mu õpilane on tulnud odaviske maailma meistris. Olid selle paar kuud ära inglise keele õpetaja ja siis hakkasid sa postiljoniks ja postiülemaks. Kuivõrd ma pikalt leperdin samuti küla mööda ringi siin nii mõnelgi aastal, et peale kooli lõppu ja enne sõjaväkke ja siis on mul oli sihuke tegevus, et käve ka Urvaste siden posti uutman. Ja ma oli tegelikult suvel Tennu kadutüüd sihuke puhkuse asendajana. Nii et mul oli aimu küll tuust tüüst ja muidugi pöörduti mu poole. No see kaas on küll väga ilusti ära tembeldatud siin. Püütis ju aga isegi skandaali üles puhuda, et ole postitempleid kasutanu mitte sihipäratselt, et mis kuupäeva siin olivagi.
00 juuni 1932 ja 33. mai. No muidugi tõsi jutt on tuu, et tegelikult see postitempel oli sihuke, et siuksi kuupäivi sai sinna päevale panda ja kui oli viitsimist, siis said teda lõputult kerida ka tegelikult. Nii et see on mu enda illustreeritu raamat. Ma siin näen, sa oled siia eksemplari kogunud autogramme ja siit vaatab vastu ka Rudolf Rimmeli autogramm 27. maist 1995. Mis asja sa seal nooruses tegid? Käisid oma asju pakkumas? Siis ma oli veel sõjaväen, kui tuli minu edimene trükiproov. Aga edimesele tuli ka tõne otsa kunagi Hildamp. Ja või vist oleks tulnud ka kolmas, aga noorus katte lihtsalt enne. Noorus sai otsa, noorus sai läbi ajakiri. Ja kuigi sai mulle kombes, et kui ma käve Tallinnan, siis ma astiks Ruudi Rimmelimant läbi ja Hildamp ka tema kotust. Siis ta oli mulle siuke tiinäyttäjä kirjanike maailman, et tema soovit minuga kirjanike liitu. Hando Runnel sulle kunagi ütles õpetussõnad, et tule sealt maalt ikka ära, ega sa maal luuletajaks ei saa. Ütel küll, jah. Ma arvan, et kui ma alles varakult liina trehvanu, siis just oli mul siia kogemata trehvassiva paar Nukuteatri inemist, siis ma meenuti just tuud, et ainuke kotus, kus ma olen käinud tüüd otsman, on Tallinnan Nukuteatrin. Ma tahtsin minna lavatüülises. Ja ma arvan, et väga hää, et ma jäi lootsetult Hildas ja kotus oli juba täydetu. Sinu esimene luulekogu ilmus Eesti Luuleliidu kirjastusel, oli seotud Ingvar Luhaer, on nii? Just. Algselt oli see mul üldse siuke ainuke väljund Võrumaalt välja, et siis Kõrrakuun ma sõitse Tartu, siis kui juba raha oli, siis tavaliselt ostis üte kasseti ma sai iga kuu osta. Poola kasseti. No ja tuud olles, aga siis oli see üleskutse, et Luuleliit või avitada oma luuleraamatu välja anda. Aastad läksid 96, 97, 97. aasta jaanuaris moodustati Tartus selline rühm nagu Tartu noorte autorite koondis. Sina oled ka seal moodustajate hulgas, kohe foto peale oled ka jäänud. Kuidas sa sinna seltskonda sattusid? Nii kui ma Hildamp teeda sai alguse tegelikult tuust, et Kivisildnik oli raamatupoodin. Ja lätsi kaiget määnegi, et nii kole raamat. Noh, nüüd on natukese ilusambas võib-olla kulune esiki, aga siis, et nii kole raamat, siis võtse vallaut Eesti Luuleliit ka, et oi, kaesi nüüd huvi halva luuletuse siin raamatuna omava. Ja siis hakkas nagu lugema, kosta luges ja ei tea nüüd, kosta pihta hakkas lugemist, aga oli miildunud ja siis oli ütelnu seal Tartun, et tule tehta kontra luuleõdak. Ja siis Mati Miilius kõrrald Legendi galeriin olivad alnu luuleõdaku, kuhu ta kutse ja kutsegi kõlistati mulle. Kõlistati, et Mati Miilius, ma ka et Mati Miilius, ma olin enne küll Mati Miiliust pildi pealt, kuigi ma arvasin, et on Mati Magutsi hoopis. Siis tull luuleõdak Legendin, mu meelest oli ta 27. novembri 1996 ja siis ma nii edimist kõrda Kivisildniku, Kauksi Üllet, nii François ja Rahvanjanni näi, selle, et siis ma laulse tema poole piiluden laulse tuud, et vällän sulatas ja taivast satas sitta, siiski tule mul ka tämbast ilma kitta, tiidjo ega lats lumega mis likke, võimitetta ega sugu imetrikke. Noh, Rahman oli juba siis väga kuulus miis, ta oli Kõnetraadi autor, Kõnetraat oli aasta hitt. Külmenides ja taivast satas lumme, ütle mulle. Algusaegadel olid seal kohe ka Aapu Ilves ja Olavi Ruitlane, räägi neist ka. Meil oli tuu üks siukesi hüüdlausit oli, et
luuletaja tuleb metsast kirves käes, et siis olivagi siukese Aapoga ka niimoodi, et kõigepealt ma tei tutvust Aapo luulega. Ja see oli muidetu sama kõrd, kui ma sõitse Läbipõlva bussiga. Läbipõlva buss on jälki, millest on Rahman kirjutanud oma loomingul. Aga ma sõitse siis Võrust Läbipõlva bussiga Tartu ja siis oli seal vänsegi Kiilaka oli Aapo sõbra. Tuli kuigi jutus, et ma olen luuletaja ja mul tule luuleõdak Tartu ja siis edasi, et me teame kõtte luuletajat ja siis oli see Aapo raamat No vot, tutvustiva mulle sealt ütekoma tõist. Aga näituses Pehujaaniga oli nii, et me olime 2 aastat, olime Viljandi folgi sõbra. Et saime Viljandi folgil kokku ja laulsime laule, luuletimi ja rohkem me aasta joosul kokku ei saaki, aga see oli väga viljakas, see oli see kokku saamine. Redigeeritud vihmauss olema varsti. Ajakirjandus meil täitsa vaba on, lehest lugeda saab, kellel saba on. Külge kasvanud, kel sõrad ja sarved ja kellel on maksmata arved. Ansip on värdjas, jah vabandust, aga meil on ajakirjandus vabadus. Ja kas teadsite, et Savisaarel kodus on mitte ametlik haarem? Ütleb mu silm Marko Pomerants, jookseb ringi ja klähvib kui kole krants. Rulluiskudel Evelin Ilves, välja näeb nagu Zeppelin pilves. Vaat kus lipakas Kristiina Ojuland, purjus peaga kord käo oli koju kand. Sama info mul ka Ene Ergmast, eraelu ta elab liik Kerglast. Ootab vangla pea meil Villu Reiljanit, naabrilt varastas ta kilo heinasid. Hiina reisil käis Olivel Kruuda, valget hiinlast sealt tõi terve puuda. Lallalalla, lallalalla, ma kirjutan, kellest ma tahan. Lallalalla, lallalalla, ma kirjutan, mida ma tahan. Tubli! Läks liiga räiges või ma ei tea. Aga see oli tõesti uudise peale, et kuulutati, et Eesti on kõige suurem ajakirjandusvabadusega maa ja siis me teime ajakirjandusvabaduse laulu, aga jah. Sa oled üks vähestest naklastest, võib-olla ka ainus naklane, kellest on kirjutatud päris teaduslik artikkel. Sa mõtled Taive Särje artikkel? Taive Särje artikkel kontrast kui kaverite esitajast. Taive Särg ju, kes oli siis tuu autor, näiks päris palju vaiva, et tõistele tõestada, et kontra, et see on rahvaluule ja luule ja mida kõkke on ju. Ühesõnaga, et sa oled midagi väärt. Just. Ka tuud oli esile toodu, et kus me kokku saami ja jälki kuun midagi luuletami, mõtlemi midagi uut välja, kas või laulami seo imelise aasa 5 peale, et ma kusin Toompea lossi nurga taga. Ja kõik siukse asja on. Polnud kindel teiselt poolt ei tulda, ei tuldudki, kuid selle vastu, aga ma märkasin, et pisse imbu mulda. Me kuulsime, kus puude süda lõi. Ja ma lugesin seda artiklit ja mul oli kohe mind arvas selline kadedus, et mina ei saa olla nii lahedas seltskonnas. Et ses mõttes see oli mingi 98, 99, et ma olin Tallinnas selline noorem põlvkond veel, kui see Naki oma, et ses mõttes oli ulatus selle artikli mõju ka Tallinna kirjanike hulka. Aga läbi kogu sinna loomingu loo või loominguse tegevuse ma arvan, et see lihtsalt naljamehe kuvand ikka kummitab ja saadab sind ikka siiamaani. Ega ma ei ole püüdnud ka vägüsi tuust vabaneda ja suurempalt jaolt siiski ongi nalja tegemine seo põhiline liikuma panev jõud mu luulen. Sealsama ma võtan väga hää meelega arvesse tuud, et on siuke
siuke raamat, ma ei mäleta, kuskil Loomemaja on mulle trehvas kätte 300 Baltikumi kirjaniku läbi aigade ja seal oli siis 100 igast Balti riigist ja ma olin seal täiesti seen ja siis ma üks Kai seal otsi, et keda seal ei ole, et ma ei mäleta täpselt, keda selles ole, igasuguseid huvitavaid tegelasi, keda selles ole, aga ma oli. Minu on humoristis ka tunnistatu, ma olen saanud huumoripreemia. Ega see ei tee asja paremaks, huumor on samuti kaanonist väljas. Hää humorist olla ei ole ka üldse halb. Aga et kui seo, et sa oled humorist, automaatselt tege sust kehva kirjaniku, vaat too on küll siuke põnev suhtumine. Aastast 96 vist oled sa vabakutseline. Päris puhtalt vabakutseline olema 99. aastast, siis ma panen see Postimehe ameti maha. Ütleme, et 96. aastast ma olen olnud ettevõtjana kirjan, nii et Massuameti jaos ma olin ennem kirjanik kui Kirjanike Liidu jaos. Selle koha peal võiks nüüd lugeda Majakovski luuletust kõnelust luulest rahandusinspektoriga. Wow. Ma arvan, et enamik inimesi ei kujuta ette, milline see vabakutseline kirjanik, mis elu see vabakutseline kirjanik elab, millest ta elab ja mida ta teeb. Üks kirjatüü on üks kõige tähtsam, ilma milleta mõnestki plekki sisse ei tule. See on arvete kirjutamine. Tegelikult esimene asi, mille pärast ma ennast üldse FIES registriirse, oli see, on ju. Ehk siis raamatu müük, et tõseasja tulliva hildam sinna manu ja näituses tellimusluuletuste kirjutamine. Revideerisin su raamatu riiulit, leidsin kohe 4 sihukest raamatukest. Just, et see maja nagu vaja siis koondas endast igasugust ehitusettevõtjaid, tolle mõtlen, kes tegeles mingi asjaga, mida ehitus on vaja ja sina ma üte mütse alla koondunu ja siis nad tegiva kuun raamatu ja minu käest telseva, mitte ainult luuletuse, vaid ka minu nägu kasutiva seal. Ja selline väike armas raamatukene, mille sa oled ilmselt teinud mingile turvafirmale või? Just. Nii, siirdume sotsiaalsesse sfääri. Lasteraamat Minu jonn, siis üks väga ilus raamatukene paberist sõna. Kõikide luuletuste avarea ma minu välja mõteldu. Ja sai esitada jälle arve? Jah, sai esitada arve. Ja ilusad kalendrid sinu luuletustega ja kalendrid andva ka hulgim välja. Ja siis tulgi neil mõte, et võis olla siuke 12 luuletusega aastaring. Siis ilus raamat ka. Kirjanik võib hoida laval käes raamatut. Jah. Aineid mõnu aineid, aineid üle keha käivaid mõnulaineid. Aineid mõnu aineid, maha hästi võtmas raske päeva paineid. Aineid mõnu aineid, undergi ei sallinud kaaluvaid ja kaineid. Aineid mõnu aineid, olgu pikk või laineid, vähema ei naineid. Aineid mõnu aineid, kui ma ujun meres, kaunis näib ka aineid. Aineid mõnu aineid, meid ei koti see, et karmilt taunib taineid. Aineid mõnu aineid, kasutada on mul valik küllalt laineid. Aineid mõnu aineid, kui ma pakun, siis ei ütle ka Peep Vaineid. Oi neid mõnu aineid, eile õhta jälle liialt palju sai neid. Oi neid mõnu aineid, purunenud suhteid ja lagunenud maineid. Kas sa kujutad ette sellist esinemist, et saalis on Berk Vaher, Märt Välja taga, Jaan Undusk, Mihkel Kunnus, Tiit Hennoste ja sina oled laval, esitad neile oma programmi ja nad saavad sellest
vaimse naudingu? Ega ma täpselt ei kujuta ette siukest. Kui ma tiia, et mul on eranditult siuke publik nagu, eks ma ilmselt panessi kuiki tõistmuudu enda kava kokku küll. Aga lõpuluuletus ikka oleks, naised on nii imelised. Et na saasi seost naudingu küll, esiki Berkoher. Kui ma loessi naised on nii imelised, harrastades odaviset. Kellele siis naase ei meeldi? Mõnedele ei meeldi. Aga see selleks. See selleks. Millised on olnud kõige silma paistavad kohad või huvitavamad kohad, kus oled sattunud just poeedi rolli kandes? Esimesena tule meelde Tartu vangla. Mul on väga suur au, et ma olen saanud seal oma etteasted ette. Seal oli siuke perepäiv, kes oli ilmselt vangi, kes oli parempide käitunud, et sai siis pühapäeval perega kokku ja siis viidi minu ka sinna. Kas see oli see kord, kui oli Olav Ruitlane ka seal? Ei. Aga Ruitlasega köidetult muidugi oli mul võib-olla kõige suurema publikuga esinemine. See oli Toompeal põllumeeste miitingu aigu. Airi oli Maalehem praktikal ja ta pidi siis tegema luudust põllumeeste miitingust ja ma ka tilbendi siis sinna ütlen ja seal saime Ruitlasega kokku. Võtsime arvatavast väikse õlle kah ja siis tuli vägeda mõtte pähe, et võis saia sinna ka pukki, kus kõnet peetas ja luuletust lugema. Jaan Sõrras taha meid pukki laske. Siis kaimi, et Jaan Sõrrat enam pes ole puki ligidal, et siis lätsime ja ütlime, et meil on kokku lepitu, et me peame nüüd luuletusi lugema. Siis lätsime ja lugesime. Tuud näidati esiki Akani, mis tegelikult suurend viilgi tood publikut, kes osa sai tuust. Kurioosum oli muidugi tuu, et järgmise nädali Eesti Ekspressi nädali nägu oldu sama Jaan Sõrra, keda siis kiteti, et väga hästi kõraldatu miiting ja väga hästi tehtu kava, et kontral kutsutu luuletust lugema ja... Mis luuletust seda lugesite seal siis? No lugesime Ruitlase luuletust, aga ükskord algab aega, kui ma tulen mootorsaega läbi Kadrioru pargi, lõikan kada tarvis hargi ja mina lugesin enda luuletust. Pilv ei suuda päikest katta, suve peale tung on võimas, hein ja pikka tegemata, noored linnas õlle uimas. Siin kõnelemi käy tegelikult on suvi ja käy olümpia ja mul õkkalt tule meelde, kui ma lugesi luuletust, kui oli Pärnumaa kultuuripärlite kätteandmine. Ma oli kõikidele kultuuripärlitele mõnsegi luuletuse pühendanu ja siis ma lugesi jälki Odaviske luuletust ja natukese ümbredettu lugesi Liina Laasmaale. Ma ei tiiaki mitu aastat tagasi, ta oli siis parim lootustandev noor sportlane Pärnumaal tuu aasta. Ja nagu näete, lootus on minnast õigustanu, et nüüd viskas olümpial oda. Ja seal tuli muidugi, ja ma arvan, et üldse väga tõenäoline, et kuivõrd see Odaviske luuletus on juba väga vana ja Liina Laasmaa veel küllalt noor, siis ma usu, et tegelikult või olla võimalik, et ta sai just jõudsi Odaviske manu just tänu mu luuletusele Naised on nii imelised, harrastades odaviset. Mis suunas see kuulus Urvaste tamm siit jääb? Õkvalt 200 siis kuskil suu sälla taade vast. Tamme juures oli sul miski sekeldamine Lennart Meri ja tema turvameestega kunagi? Pugesi külle alla, tahtsid hakka suhelda, aga siis turvamehe ütlivad 10 sammu pead vähemalt kaugel hoitma ja siis ma lätsi Lennarti manu ja mõõtse niimoodi hakkasi mõõtma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ja siis jäi sinna saisma ja siis tiirelsi seal
vaikselt, aga kuigi päris lõpun, kui ta juba minema hakkas, siis ma olin jälgi kõrval ja kõnelsin, et ma tahan presidendist saia ja siis ta ütel, et siis tule kõigepealt põhiseadus endal selgest, et ma ütli, et ma olen siuke luuletaja, et ma tii põhiseadusest paroodia ja siis paroodiast omakorda paroodia, et siis sa kõige parem pid. Siis ta võttis teda mõtlema, et ega tegelikult püha asi läti ju tuust ainult pühambas, kui tema üle nalja visata. Tuud mõttetera ma kanna tämpätse päevani üten ja üldse ma ei tunne ennast määnsegi rüvetajana, et ma tei paroodia Eesti hümnist. Selle, et kui on õige hümni laulmise aig, siis ma lauladiks teda väga tõsitselt. Ja ka siis, kui ma laula teda läti keelen, siis ma laula X tõsitselt. Tegelikult Läti ongi, kus me siin praegu istume, Läti on siia lähem kui Tallinn. Ja Läti on oluliselt ligempal ja ütleme, kui enam-vähem samal ajal tihtipeale samal nädalil on Valmiera ja Tallinna maraton, siis mul ei ole üldse kahtlust, kuhu poole kalduda. Ma olen praegust löödnud siukse põnev asja nagu läti kiil ja läti keelest tõlkmine. Ja kõigepealt on mul vaja tõlki luulet läti keelest, aga tead, sellega kaasnes ka siukse asju, et juba tellitas kõiksugutseid tõlkeid vaikselt. Sinu värskem raamat hetkeseisuga on minu sarjast, see on minu Läti anekdoot tõelisest eestlasest. Tagakannalt võib aru saada, et aasta 2009 sa ei osanud läti keelt väga üldse ja nüüd juba tõlgid vanu Läti kultuuri hiiglasi. Jah, võin nii ütelda, et tegelikult see sama kõige suurem hiiglane, keda ma tõlknu ole, Weidenbaums. Muidugi ma nüüd juba tõlknu ka Rainist ja Aspaasiat, kes on vähemalt sama suure kui Weidenbaum. Ja kuidas sa said 3-4 aastaga selle läti keele nii selgeks? Ühtest küljest on läinud juba 6-7 aastat ja tõsest küljest ta veel nii selge ei ole, nagu ma tahassi. Väga paljudest asjadest ma saa päriselt aru enne, kui ma lätsi tegelikult Ilsemanu Tartu ülikooli läti kiilt opma, siis ma avasti hoopis huvitavaid asju. Ma hakkasin opma Weidenbaumsi kaudu, aga Jaanus Johanson tegi mulle tuu lõpliku rea alutseiks valmis või siis nagu lihtse lõpuni, et mina pandse seal üks algusen täveliku jama, eks. Inimesed muidugi, need, kes sinu brändist teavad ja seda hindavad või need, kes seda väga ei hinda, nende jaoks see kehastab ikkagi sellist hullu luuletajat metsast kuskilt. Et enam-vähem, kui ma hakka kõnelema, siis ma peaski riimin kõnelema ja niimoodi tõesti. Ja kogu aeg tegema nalja, et õu kontra, see on kontra põhimees, tee nalja. Jah, väga õige, jah. Mida inimesed ei tea, on see, et sinu sees on üks väike tugev matemaatik. Jaa. Näiteks ma olen tähele pannud, et sa põhimõtteliselt osa armastad juriidilise isiku finantsaasta aruande tegemist. Igasugused projektid, hästi paljude lahtritega on sinu jaoks nagu selline nokitsemise mõnu. Üks väga hull protsessi nautimine oli siis, kui ma vist kuskilt Sovetski spordist sai teeda, et kui muudu arvestatas Euroopa klubide karikavõistlustel neid koefitsente ja ma hakkasin neid arvutama ja mu meelest oli see umbele lahe. Tuli hästi pika numbri veel tulliva, et mingi 4-5 kotust oli koma takan ja toda asja ma ka harrasti spordiga köydetult veel, et mida on eestlase alati arvestanu, et võtta mingite kogutu medalite või punktide arv olümpiale jagada rahva arvuga. Ja ma olen tävega salaarvutaja ja vahepeal ma pane isegi matemaatikavalemeid tõnekõrd luuletustesse ja aeg-ajalt lüü välja näituses ka Facebooki teemal. Ma avasti siukse Facebooki paradoksi, et Facebookin jagamine on tegelikult oma olemuselt korrutamine. Nii et mõtelge tuu üle. Kas see matemaatika armastus või matemaatika pädevus võib olla tingitud sellest, et üks sinu vanematest on raamatupidaja? Tuuga on tuu köydettu ilmselt küll, et mu ema on raamatupidaja haridusega. Aga siis, kui ma võitse matemaatika olümpiaadi, Võru rajooni matemaatika olümpiaadi 7. klassi, siis mulle kingiti tegelikult raamat
19. sajandi kuulsaid matemaatikuid ja siis ma nüüd kunagi 30 aastat peaaegu hildamp. Ma võtsin ja tegelikult isegi lugesid raamatut lõpus. Aga vaata, kontra veel ei ole hilja. Sul ei ole ju veel ometigi tee püsti, võid hakata matemaatikuks. Matemaatikuks ma olen ka hakanud selle, et ma tii oma firma raamatupidamist, ma tii mittetulundusühing Tartu Naki raamatupidamist ja siis viil seal mõnda. Et luuletaja, seevad indisolkija, on samas ka suur jalgpalli armastaja. On asi, mille üle pole imestada vaja. Hea luuletuse kirjutamine ja hea jalgpalli vaatamine minus sarnaseid emotsioone tekitavad. Nad mõlemad on nõnda ettearvamatud, et ette iialgi ei tea, mil tuleb tulemus, millesse eufooriasse satud. No vaatan näiteks jalgpalli. Üks meeskond ründab. Pall ühest äärest teise pendeldab. Siis kuskil seal ääremaal üks mees vabaneb, paar sammu teeb veel edasi ja tsenderdab. Kuid veel ei tea, mis järgnemas on pea. Kas väraval teine pallivõlur vahele saab pea? Võrk sahiseb, jalgpalli ajalugu saab kirja uue rea. See tunne on nii ütlemata hea. Ma mööda tuba ringi torman, nagu oleks kaotanud pea. Sel hetkel tundub, tunnet paremat ei tea. Kuid teine hetk jälle kirjutan luuletust ja siis, kui kirja pandud luuleridu 5 ja tunnen, ilma 6. reata, see luuletus jääb südame ja peata. Ei seda 100 aasta pärast kirjandusringkondadeski teata. Siit lugu küll, kui surematut luulet luues tõmbab 5 vingele reale peale VC, et puudub 6. Kuid järsku rinnus väike muusa jookseb vabaks end ja tsenderdab ja teine muusa tulistab siis puusalt. Kuid veel ei tea, kas saab ka hea rea. Ma laua juurde torman tekitades tuuletõmbuse. Pall lendab täpselt, kuigi loperdab. Väravavaht küll näpud välja sirutab. Poeet, kuid surematu luulerea püüdmatult paberile virutab. Ruuduline paber sahiseb. Mina ja mu pliiats teine teise embuses suurest õnnest nutame, nii et lahiseb. Noh, on ju nii, et ükskõik, kas minu vaadatud jalgpall või luuletus, minu nimi all. Sul on ka veidrusi. On va? Igasugused millegi vabad kuud. Jaa. Hetkel sul on näiteks mobiiltelefoni vaba kuu ja jäätise vaba kuu. Ja siis ma mäletan, sul on olnud ka Facebooki postituste vaba kuu. No tahaks nagu teeta arvutivaba kuu, aga siis ma hakkasin mõtlema, et kas ma päris arvutivaba kuu saadki teeta, et siis ma pead löödma inimese, kes tege mu iist näitus käibedeklaratsiooni. Aga sa ei taha seda mõnu jätta teistele, on nii? Jah, ma ei saa saadud mõnu teistele jätta. Aga mille vaba kuid sa oled teinud? Piimavaba kuu oled teinud? Jaa, piima ja piimatoodete vaba ja vorsti vaba kuu ja ka üldiselt liha vaba kuu. Siis on olnud saia vaba kuu, küpsise vaba kuu oli sedimisi siukse toidu, oli sedimine toiduga köödetu kuu. Ja alguse sai kõik muidugi tollest, et mulle hakkas nagu alkoholi tarbimine rutiinist minema, ma hakkasin tegema alkoholivabu kuid aga üks hetk alkoholivaba kuu hakkas ju mulle järjest rohkem miilduma, nüüd ma olen juba alkoholivaba 2 aasta peal. Siuke haig, mille jooksul peas juba maikuu suhte saama, et mis on olla täiskartsklane. Jalgpallivaba kuu, jooksmise vaba kuu? Tegelikult ma tein jooksmise vaba kuu ka, et siis ma oli tohutult, ma ei tea, mitu tuhat kilomeetrit joosknud uu aasta ja siis ma tõesti otsusti, et puhka, aga seal sama on, tol päris rasse. Milleks selline enese proovile panek, mis see annab sulle? Ta hakkas nagu juba muutuma siukeses loomingus, näitemängus, et nüüd ma ei ole viitsnud kirja panda, aga eelmine kõrd oli päris huvitaval kirja panda, kui ma edimest kõrda tegi tolle telefonivaba kuu. Kogu lähiminevikus oled tegelenud minu meelest rohkem kui luulega, samavõrra kui Läti teemaga, samavõrra ka jooksmisega, pikamaa distantsid, maratonid. Mis see annab? Mille pärast? Puhata sulle miildus.
puhata on väga vedeleda. hea. Ja. Aga tead, kui hea on vedeleda siis, kui sa oled kõrralikult pingutanud, ennast kõrralikult ärväsutanud ja hoopis tõnemekk on puhkusel. Ma üsna vanast pääst avasti vene kirjandusklassika nimega Oblomov, et seal oli siuke, olgi pidev vedelemine, pidev laisklemine. Tegelikult laiselda on tõesti väga tore, aga laiselda on tore, kui sa oled midagi suurt tärdennu ja väsynud tõesti. Mis su parim maratoni aeg on? 3:35:05. Eesti rekord on? Kuskil 2:02. Ma olen teinud ka luuletuse, et tuust, et kus mul on uhke tunne, et mitte keski maailman ei joose minust maratoni poole kiiremini ja tõkvalt maailmameistri tunne tuleb. Näiteks maraton toimus kateringi peal, 21 kilomeetrit kumbki ring ja sa lõpetad esimese ringi ennem, kui võitja jõud finišisse. No see on juba võit. Kui sa nüüd kokku arvutad kõik oma need distantsid, mis sa oled fikseerinud, kas mitu tiiru ümber maakera tuleb? 40 000 kilomeetrit on maakera ümber mõõtnud. Ja sina, kui sa osa matemaatik jaga see kähku 42-ga. See on väga lihtne, 1000 maratoni on see. 1000 maratoni, et juuske ümbre maakera, aga noh, jah, et mul vist nii palju ei tule, et enda kõige hullumeilsem aasta, mis mul on see 20 maratoni aasta, see on... No 100 võib olla. Maraton on mul nii kuskil 50-60. Ja pluss veel muud pikama jooksud niikuinii, on ju? Jah, et on ka seal paar 100 kilomeetrist ju tegelikult. Kas sa mõnikord oled mõelnud seda ka, et oleks võinud ikka hakata elus midagi muud tegema? Muide ei ole mõtelnud nii palju, et ma tahtsin ajakirjanikus hakata, aga noh, ma olen saanud lõppkokkuvõtten ajakirjanik ka olla, kas või juba, noh, ma olin sisuliselt Urvaste vallalehe päätoimetaja, aga asja, mida ma olen mõtelnud, on kõik haige, siis kui ma villes kirjuta, kui ma ainult lugesi. Tegelikult ma lugesi palju ja juba siis mul oli nii, et mõte, et kui ma taha kelleski saia, siis ma taha saia kirjanikus. Nii et tegelikult on see põuen mul see kirjanikus saamise mõte väga varakult juba olnud. Ooda, vahepeal ma tahtsin üks näitlejas ka saia, mille ma käve ju ka näitleja sisseastumiseksamitel ja tegelikult ma vist tõesti kujuti ette, et ma või hea näitleja olla, aga ma arvan, et mulle sobissiks kõige rohkem, kui ma saa esinnast mängi. Ma ei tea, kas ma olen kunagi tõsiselt mõtelnud üldse, et ma ette kujutanud, et ma üldse hakka mõneski tüüd tegema, et nähtes hakkagi tegelikult. Luuletamine ei ole töö sinu meelest? No kuis võtta, et eks ei ole nagu päriselt ametin kuskil tööraamatuga või nii. No eks teatud seltskonda sattudes peab nagu vabandama välja küll või põhjendama, et miks? No ega see ei ole ainult luuletajatega, see on ka näitlejatega või lohutuses ütelda nii, et mida sa... et jah, et tiitsin nalja küll, aga mida sa nagu... Võta nüüd kätte, eks ole, instrument A või B. Eks on nii, jah, et mu sõbrad kõik rabavad rikkust ja raha, nad toodavad riigile piima ja võid, et oleks must kasu intressimaailmas. Ma endast küll seda öelda ei või. Mind huvitab laulu ja pillimäng ainult. Ma rohugi maha, tallan kõik vainult. Jooksen vaid kilgates, vainu peal lusti, käes liblika võrk ja sulepea püsti. Priidu Peier. Jah.